Tere, armas! Mina olen Triinu ja sina oled minu YouTube'i kanalil. Täna ma mõtlesin, et ma räägin sulle usaldusest. Viimane usaldus. Usaldus, mida minul, kui mina läbi põlesin, ei olnud ja hakkasin seda endas otsima. Miks ma ei usalda elu? Aga mul ei olnud ka seda teadlikkust. Ja see tähendab seda, et ma jagan sulle siia kohta, et näiteks kui sina oled täna sellises kohas, kus sinu kopsik võib olla täiesti tühi eluenergiast. See tähendab seda, et sa oled olnud meeletult tubli, töökas ja sa ei ole julgenud kunagi rääkida ja sa ei ole selles mõttes teadnud, et elu võib elada ka teistmoodi, siis selle taga on hästi tugev tegelikult meil siin, kes me siin Põhjamaades üldse elame, on hästi tugev programm, milles me inimestena elame, on ellujäämine, hästi tugev ellujäämine ja kontrolliprogramm. Seda ei ole teistes riikides nii tugevalt, aga see on just meil siin. Ja see on sõltunud tegelikult meie ajaloolisest taustast, kus meil on olnud sõjad, okupatsioonid, meil on olnud küüditamised, vangistused, meil on olnud varakaotused. Ja see tähendab seda, et on pidev ebakindlus riigi ja tuleviku suhtes. Ja siis see tähendab tegelikult seda, et inimesed elavad selles kohas, et ära usalda, ära räägi liiga palju, hoia end tagasi, äkki võib midagi juhtuda. Mina tean neid kohtasid väga tugevalt, kus siis minu ema nagu rääkis samamoodi, et kui kuusk oli toas, siis tuli täpselt samamoodi kardinad ette panna, et keegi ei näeks. Ja ühesõnaga kõiki neid asju ma mäletan, et ema mulle väiksena rääkis ja ma ei saanud aru, et miks selles mõttes nagu kõik hoiavad ennast nagu pinges ja väikselt aga ma olin siis väike ja mida teeb väike inimene? Tegelikult tema kogeb seda hirmu, mis on nii emal kui isal, seda vaikset hirmu ja samamoodi seda muret, mis on siis tuleviku pärast. Ja samamoodi see väike inimene näeb, et see töö on kõige olulisem, see töökohustus on kõige olulisem ja samamoodi ta näeb seda, et emotsioone ei väljendata. See kõik on alateadvuses. Kõik nii, nagu sina oma lapsepõlves elasid, nii sa kõike seda nägid. Ja see võib tähendab tegelikult täna seda kohta, kus sul võib olla väga suur kontrollivajadus. Sa võtad liigselt vastutust. Sa võtad liigselt vastutust, sellepärast et sa näed, et teised ei võta ja sa võtad ise. Ja sa koormad ennast sellega üle. Ja sellepärast on sul võib-olla ka väga raske lõdvestuda, sest sa oled selline tubli inimene, kes kogu aeg pingutab ja teeb kõike läbi pinge, aga need on kõik läbipõlemise märgid, kus siis selles mõttes energia ei liigu. Ehk siis see ongi see pool, et ma pean kogu aeg pingutama, kogu aeg tõestama ja siis ma olen selles nõiaringis ja sul võib olla selles kohas, kus sul pole eluenergiat, ehk siis see päikesepõimik võib olla täiesti pinges, et siin võib olla täiesti tuli sinu sees, sellepärast et viha, mis on kõik toimunud, sest sa kannad ju neid tundeid. Ja samamoodi võib olla sul ka see koht, et sa ei tunne seda turvatunnet. Sul ei ole seda perekonnaliini pidi tulevat sellist turvatunnet, kus jalad on maas ja ma tean, kes ma olen, ma tean, mis mul tuleb teha siin maailmas ja ma teen ja ma säran, vaid sa oled pigevalt kogu aeg valves olekus. Ja see kurnab närvisüsteemi väga ära, väga. Ja samamoodi, kui sul pole turvatunnet, siis see on juurtšakra on nõrk, ehk siis ta ei tööta täisvõimsusel. Nii et selles mõttes sa märkaksid, kus kohas sina oma täna kehas oled.
sest su keha annab sulle märku. Kui kehas on väga palju pinget, väga palju stressi, väga palju hirme, ärevust, siis sa võidki olla, sinu närvisüsteem võib olla väga pinges, väga pinges. Ja siin on see koht, mis on see pool, et kui me alateadvuses muudame neid asju ära, siis tähendab seda, et alateadvus, kes siis, kellel on vaja nagu 3-aastasele lapsele seda seletada, siis sinu keha hakkab rohkem rahunema, tuleb teadlikkust ja sul võivad olla nii palju veel muid asju, mis on sinu ellujäämise programmid alateadvuses sinu sees, mis siis takistavad energia liikumist, et olla kohalolus, rõõmus ja tasakaalus ja usaldada elu. Ehk see ongi see pool, et seda ellujäämisest nagu välja tulla ja tulla rohkem elamisse, päris elamisse. Nii et meie esivanemad olid selles mõttes väga tugevad ja väekad, sest nemad viisid elu edasi, see on väga suur tänu neile, sest meie saame täna, kes me siin oleme, võib-olla selles kohas, kus sa võidki tunda, et sul pole eluenergiat. Sul pole eluenergiat, sul pole, sa tunned puuduse tunnet, sa oled selles puuduse kohas, sa tunned, et sul ei ole piisavalt mitte midagi. Sa kardad raha küsida, sa ei väärtusta ennast. Sa elad selles suure pinge ja surve all. Nii et siis on hästi oluline, et sa saaksid aru, et alateadvusega on vaja tegeleda. Kui sa tahad, kirjuta mulle, sa saad seansse võtta, sest mina olen ära toonud ennast läbi siis viimase 10 aasta jooksul läbipõlemisest, elujõuetusest, mul oli elujõudu 3 tundi ja ma ei ole tarvitanud ühtegi tabletti. See tähendab seda, et koostöös siis energiaseanssidega saad sa vabaneda nendest, et meil ei ole vaja oma keha mürgitada nende toimeainetega, mis suruvad meid alla, vaid meil on just vabastada see energia. Sest inimesed on kõik energeetilised olendid ja sinu tunded ja mõtted on energiad. Mida madalamas energias sa oled, seda raskemalt sa ennast tunned. Mida kõrgemas energias sa oled, seda kergemaks sa tunned, seda rohkem on sinu sees rõõmu, seda rohkem on kohalolu ja seda rohkem sa särad maailmale. Ja mis on kõige olulisem? Ainult sinu sära ja mitte miski muu. Sina oled tulnud siia maa peale särama ja leidma ja astuma iseenda potentsiaali. Kui sa seal ei ole, siis see on võimalik. Kõigil on võimalik astuda oma potentsiaali. Ja läbi alateadvuse muutmise programmida, et sa saaksid ära tulla ühendusse iseendaga. Mina olen Triinu ja olen täna teadvuse avardaja ja aitan inimestel sisemiselt kasvada. Minu energiaseansse saad sa küsida, sellepärast et kui sa seal ei ole selles kohas, kus sa tunneksid rahulolu, kus sa tunneksid sära ja rõõmu, siis läbi energiaseansside on see võimalik, et ära joondada sind uute uskumustega. Ehk siis transformeerida ennast uude minasse. Ja see annab sulle võimaluse elada täna täiesti uues kohas. Täiesti uues kohas ja olla mina ise. Päris mina ise. Panen siia lingid, kellel on huvi, siis küsi julgelt. Saad osta 1 seanssi, saad osta 5 seanssi, kõik on sinu enda kätes, mida sina soovid. Fakt on see, et mida rohkem sa tegeled, seda rohkem sa lõdvestud ja seda rohkem saab hakata sinu sära välja tulema. Pinges inimesed ongi siis need, kes siis pingutavad kogu aeg ja nende keha on pinges, aga mida rohkem sa endaga tegeled, seda rohkem sa lõdvestud. Ja see ongi elu mõte, lõdvestuda ja särada. Aitäh sulle, armas, imelist päeva. Tšau ka!